kas igalühel on oma ainukordne tarkus? Mis juhib teid eluteel? On see talupojatarkus, koolitarkus või sisemine tarkus? Avastanud endas julguse olla mina ise. Enese leidmine. Mul ei olnud valida, kas ma võtan invaliidsustunnistuse vastu või hakkan endaga tegelema. Ja siis ma otsustasin endaga tegeleda. Selleks saateks käisime sisemise tarkuse päevadel, kus inimesed tutvustavad vaimseid praktikaid, millega nad tegelevad ja jagavad oma kogemusi. Oleks positiivsus ja headus. Paljud neist rääkisid, mis on nende sisemine tarkus. On see meil kõigil pigem sarnane või pigem erinev? Kas seda saab leida, avastada või tekitada? Ja kui ma teeksin seda rõõmuga ja tasuta, siis see ongi see õige tegevus, mille pärast ma olen siia maailma sündinud, mida ma peaksin tegelikult arendama ja tegema. Sisemine tarkus on see, et sa julged olla see, kes sa oled ja ütled seda inimestele, mida sa tegelikult mõtled. Samal teemal arutlevad teisedki elutargad inimesed. Sisemine tarkus ongi just see, et ma nagu usaldan seda, mis mul selle enda seest tuleb. Ma lasen selle välja, see eheduse. Ma ei hakka seda kuidagi vormima välise tarkusega, mis oleks siis igasugused teadmised, viisakus, maskid, rollid, kõik see sinna juurde kuulub, eks. Aga ma mõtlesin praegu niisugust asja, et kui me kasutame seda metafoori sisemine tarkus, siis me just nagu eeldame, et see tarkus on ladestatud kuskile sisse, siis me kaevame sealt seda välja. Aga mulle tundub, et suhtlemise käigus ikkagi see tarkus luuakse või ta sünnib täiesti uuena. Sisemine tarkus suunab sind. Teistmoodi see ei saa olla. Et sa õpid alateaduslikult enda ümber olevast, nendest mõjudest ja pärast siiski otsustad läbi sisemise tõlgenduse seda kõike. See on midagi sellist, mille kohta igaüks vähemalt aimab, kui ei tea.